tere taas, Kristjan 10A taas kord siin. Ja nagu te video pealkirja järgi võite aru saada, siis on tänaseks teemaks muidugi viimase nädala kõige kuumem teema, mis on seotud meil idapiiriga, sellepärast et paljusid, kes Venemaalt toovad kütust, on piiri peal tabanud päris halb üllatus. Vanasti võisid inimesed tuua Venemaalt paagitäie pluss 10 liitrit kütust, ilma et oleks pidanud mingit maksu maksma või midagi, lihtsalt too. Nüüd on asi natukene karmimaks läinud. Kuskilt valitsus on kuskilt seaduste pajast välja õngitsenud mingisuguse seaduse, mis on olnud aastaid ja aastaid kasutamata, kuid nüüd on see lõpuks välja võetud ja kasutusele pandud 1. juulil, kui kütusemüüjad läksid Venemaale kütust tooma ja tagasi tulid, avastasid, et kütuse eest, mis on rohkem kui neil sihtpunkti vaja, jõudmiseks vaja läheb, peavad maksma aktsiisimaksu. Teile lihtsalt öeldi, et teil on nii palju kütust rohkem, kui teil sihtpunkti jõudmiseks vaja läheb, ja ülejäänu eest peate aktsiisimaksu maksma, mis on nii suur, et lihtsam on ostjatel, kes nende müüjate käest bensiini või diislit ostavad, kokkuvõttes neil oleks mõttekam osta oma kõige lähemast tanklast kütust, sellepärast et Venemaalt saadav kütus oleks neile juba liiga kallis. Aga jah, mõned Võrumaa Teataja ja kõik mõned teised väljaanded koos televisiooniga, uudistesaadetega on sellest teemast rääkinud pikalt ja laialt. Et ma ei hakka siin suurt rääkima. Ütleme lihtsalt niimoodi, et see aktsioon, mis siin oli, et paarkümmend inimest siin protesteeris on ju piiri ääres, et läksid Venemaale ja tulid tagasi, siis ei tahtnud aktsiisimaksu maksta ja bla ja lõpuks ikkagi osad maksid, tulid Eestisse ja siis need, kes ei maksnud, läksid Venemaale tagasi. Aktsioon kestis hommikust, või tähendab õhtust, õhtul algas mingi 10-11 ja siis hommikul 7-8 kestis umbes. Ja siis läksid kõik laiali, nagu polekski midagi juhtunud. Kes maksis aktsiisi ja kes lihtsalt keeras otsa ümber läks minema. Suurt piiritööd sellega ei segatud. Oleks võinud ka natuke karmimaks minna, oleks võinud selle üle olnud kütuse lihtsalt maha kallata ja vaadata, mida siis oleks tehtud, see oleks väga ebameeldiv olnud vähemalt nendele piiritöötajatele, kes seal oli, sest nad oleks pidanud kõik seal ära koristama siis pärast. Muidugi oleks politsei kutsutud ja bla ja igasugust jama oleks olnud tollest. Aga ta oleks olnud kindlasti tunduvalt kõvem aktsioon, kui lihtsalt niisama passida seal. Meie üle ei lähe, meie ei maksa, onju, et bla, et me läheme üle, aga me ei maksa, onju, aga piir üle ei lase. Siis sa ikka tead, kui ei lase, siis ei lase. Aga kõik on tänu valitsusele täpselt. Valitsus selle välja kangutas ja pani kasutusse ja nüüd piiri ääres sul pannakse maks peale ja vali ise, kas tuled üle, maksad aktsiisimaksu, niimoodi, et aktsiisimaksust koos aktsiisimaksuga on kütus liiga kallis, et ta üldse tuuagi siis. Või ei too üldse. Siin viimaste päevadega olen näinud, et kõik kütusemüüjad, kes siin meie läheduses on olnud, igatahes kütust ei ole saanud tuua ja kõik ostjad, kes on jäänud tühjade kätega, nii et ainuke võimalus, kus neil osta, kuskilt lähemast tanklast. Aga üks võimalus võib olla, sellepärast, et seaduses ei ole kindlalt ära märgitud, et kas autoga üle toomise eest või käsitsi üle toomise eest. Sellepärast, et põhimõtteliselt võiks me võtta ju näiteks kas või jalgratta või käsitsi minna, et jätame auto piiri juurde, on ju autoga piirist üle ei lähe, vaid võtame kanistri kätte, lähme Venemaale, seal paneme kanistri täis, tuleme tagasi. Ja kas selle eest ka küsitakse aktsiisimaksu? Kas nad saaks ütelda, et teil on nii ja nii palju üle, on ju, et teie ei saa tuua, te peate selle eest aktsiisimaksu maksma. Mille eest? Milline osa on üle ja milline ei ole üle, sellepärast, et inimesed teatavasti, vähemalt siiamaani, ei joonud bensiini, et liikuda. Ma ei tea, kas nüüd teevad seda.
minu arust mitte. Aga jah, huvitav, mis olukord siis tekiks, sellepärast, et minu teada ei ole keegi seda veel proovinud vähemalt. Aga kui keegi on, siis võib muidugi siia oma kommentaari jätta, et kuidas oli ja mis oli. Mis veel selle seaduse kohta? Võtame ühe olukorra. Meil on auto, on ju, tuleb piiripunkti. Tal on täpselt teada, et jah, piiri pealt eelmine kord üteldi, et mul kulub, on ju, et maksis aktsiisimaksu, on ju, ja siis sõitis koju ja ega ta ei mõõtnud, kui palju tal täpselt kütust läks. Nii, läheb Venemaale, on ju. Nii, võtab sealt, jätab paaki täpselt nii palju kütust, mis ta teab, et piiri pealt küsitakse, nii, teil läheb nii palju kütust, on ju, sihtpunkti jõuda. Nii, jätab nii palju kütust järgi, on ju. Läheb piiri peale, seal maksu ei pea maksma, on ju, hakkab koju sõitma. Aga mis siis, kui sellest kütusest puudu tuleb, mis talle piiri peal üteldi, et teil jätkub koju jõudmiseks. Aga mis siis, kui jätkub? Kelle juurde me peaksime siis pöörduma? Kas me peaks valitsuse poolu pöörduma? Ütleme, et teie piiri omad ei oska arvutada, et nad ei tea, kuidas arvutada, et mul on tee nii pikk, on ju, minu auto võtab 100 peale nii palju ja kui palju kütust mul tohiks olla, on ju, et koju jõuda. Teoreetiliselt peaks jätkuma. Või siis helistame piirile, ütleme, et kuulge, tooge mulle kütust järgi, et mul sai bensiin otsa sellepärast, et teie ütlesite, et nii palju pidi minema, aga tegelikult läks rohkem. Ja üldse, kuidas nad hakkavad piiri peal mõtlema, kas mul on 2 liitrit kütust või mul on 3 liitrit kütust, kuidas nad seda täpselt mõõdavad, ega nad kütusenäiduki pealt ei saa ju vaadata, et nii, teil on 3 liitrit, on ju siin 1 liitri eest peate maksma. Kui nad hakkakski niimoodi tegema, et nad hakkavad iga liitri pealt vaatama, et nii, teil on 1 liiter rohkem, nii selle eest maksate kohe niimoodi, tossab, on ju. Vau, see oleks ikka viimane piir, no. See ei julgeks enam keegi Venemaale minna. Või siis võtame teise olukorra, et mul on näiteks Eestis toodetud paagitäis bensiini, on ju. Eesti seaduste järgi, on ju. Mul on makstud selle eest aktsiisimaks, on ju, ja kõik muud maksud, mis selle kütusega seotud on, kaasa arvatud ülemäärane juurdehindlus, mis sellel on, sellest ei tasu üldse rääkida, on ju. Arvestame niimoodi, et me läheme nädalaks ajaks Venemaale, on ju. Sõidame seal ringi, on ju, ja teame, et tagasi tulles on meil paak tühi, on ju. Nii, sõidame sinna, on ju, paagis on ikka, paak on täis, on ju, nii. Aga kas nad piiri peal kontrollivad, kui palju mul paagis kütust on? Minnes ja tulles. Minnes nad vist ei kontrolli, aga tulles kui kontrollivad. Mis nad siis minnes kirja ei pane, et teil oli nii palju võib teil olla ka tagasi tulles. Nii, minnes selle teemaga nüüd edasi, selle sõitmisega. Et lähme sinna, on ju, ja siis meile Eestist helistatakse, et te peate homme kindlasti tagasi tulema. Nii, aga te peate sõitma, et peab Võrru sõitma, on ju, et ta elab Võrus, on ju. Nii, näiteks. Aga Venemaalt tulema, on ju, aga tal on pool paagitäit kütust alles. Piiri peal arvestatakse, et ta läheb umbes 5 liitrit, et tagasi jõuda, on ju, koju ilusti. Nii. Ja siis küsitakse aktsiisimaksu. Aga kas nad saavad küsida sellest? Sellepärast, et Eestis tanklas olen ma juba maksnud selle kütuse eest. Kas ma pean nüüd piiri peal ka maksma selle eest või ei pea? Ja kuidas nad saavad piiri peal kindlasti teha, et see on Eestist ostetud ja see on Venemaalt ostetud? Või kuidas nad teevad seda, me ei tea, sellepärast, et nad ei pane ju kirja, et mis tüüpi kütus oli teil minnes ja mis riigi kütus oli teil tagasi tulles. Või kas teil oli, mina ei tea üldsegi mitte midagi. See on juba päris hulluks, läheb asi kättena. Igatahes, jah. Need, kes kütust toovad, need igatahes ei ole toonud, nii et järelikult on ikka olukord selline, et paraku ei ole. Ja paraku sellega tõuseb piiriäärsete kütusetankide käive, on ju, ja ka nende käive, kes muidu oleks saanud Venemaalt kütust, aga nüüd peavad ostma tanklast. Nii et miinus, aga paraku tekkis sellega ka töötuid juurde, sest mõne töö oligi Venemaalt kütuse toomine ja mõni kütusetooja teenib siin kuuga 1500 eurot umbes. Mõni. Ja samas
tavainimene ei teenigi nii palju. Kütusetoojale ongi see ju töö või ei ole, kui ta käib Venemaal ja toob kütust, on ju. Nojah, Eesti maks seda kahjuks ei maksa, tulumaksu ta ei maksa niimoodi selles suhtes. Aga jah, kui teil on mingeid ideid selle piiriäärse olukorra kas lahendamiseks või mingite muude ideede pakkumiseks, näiteks kuidas üle tuua või midagi taolist, siis võite oma kommentaarid jätta alla ja kohtume järgmisel korral. Äkki siis on juba see kütusemure lahendatud või on asjad märksa hullemaks läinud. Tänan vaatamast ja kohtume järgmisel korral.